Mina olin 34, kui ma sain aru, et ma pole enam 20-aastane. Et sedasorti noorus on päriselt läbi ja see ehmatas mind. 37-aastaselt juhtus aga ootamatu pööre. Mure vananemise pärast lihtsalt kadus. Selle asemel tekkisid enesearengu huvid ja ma avastasin, et tegelikult ei ole asi ainult bioloogias. Täna saan inimestega kohtudes tihti kommentaare, et näen oma vanusest palju noorem välja. Kuna ma pole midagi teinud, et nooruslikkust säilitada, sain aru, milles asi on. Energiatasemes. Mida rohkem kuhjuvad pettumused, kurbus, stress ja väsimus, seda rohkem vajub peale emotsionaalne raskus. See kirjutatakse näkku ja kehasse ning kiirendab vananemist. See hakkab muutuma nähtavaks just 30-ndates, 40-ndates eluaastates. Ja just selles vanuses on ka läbipõlemise risk kõige kõrgem. Bioloogilist vanust me tagasi keerata ei saa, aga emotsionaalset vananemist saab. Stressist tulenevat vananemist on võimalik vähendada ja isegi tagasi pöörata. Vabastades sisemisi pingeid. Mina olen seda enda peal kogenud. Kui soovid sama kogeda, liitu mu tasuta webinariga 9. oktoobril. Link bios või kommentaarides. Sest asi pole mitte nooruses, vaid selles, kui tervelt ja kui hea energiatasemega sa elad.